27-aastane Jana sai professionaalse sotsiaalvõrgustiku kaudu tööpakkumise ühe tuntult ettevõtte personalispetsialistilt. Pakkumine tuntus huvitav ja Jana otsustas lähemalt asja uurida. Mitme päeva jooksul toimunud meeldiva vestlus lõppes Jana peas otsusega, et ta tahaks selle ettevõttega liituda. Liitumise vormistamiseks oli Janal vaja ennast identifitseerida ja teostada oma isikuandmete üleslaadimine ettevõtte keskkonda. Selleks kasutas ta oma e-posti kasutajatunnust ja paroole, jäädes siis samas tegevuse järel ootama edasisi samme. Selle tulemusena tegelikult sai petturid enda kätte Jana paroolid ja ligipääsu e-maili kontole, mille kaudu nad siis saatsid tegelikule tänasele Jana tööandjale e-maili, kus Jana justkui palus oma töötasu konto vahetada uue vastu. Tööandjas ei tekitanud seega kahtlust ja selline muudatus toimus ja järgmisel palgapäeval siis tegelikult Jana raha liikus juba uuele kontole. Kui Jana sellist olukorda märkas, oli jällegi möödunud hetkest juba piisav aeg, et seda tehingut enam tagasi pöörata ei olnud võimalik ja Jana oligi oma kogu töötasust ilma jäänud. Nagu Jana juhtum meile näitas, ei ole ka professionaalsed sotsiaalvõrgustikud vabad petturitest. Seega kontrollige alati, et inimesed, kellega te suhtlete, oleksid ka tegelikult need, kelle nad ennast esitavad.